Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad, algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks, kes on minust 2 meetri kaugusel, on Jüri Varik. No tere, Jüri! Tere! Kõigepealt küsiks sinu käest, et sind on valitud 10 hulka, mis sul koduigatsus või? Ei, kogukondade hing. Kogukondade hing. Sa mulle korra ütlesid, mingi jumalasulane või? Kuule, ega ma ise ka päris hästi ei tea, et minu jaoks täitsa üllatus ja püüdsin teada saada, kes mind esitas, aga ka seda ei õnnestunud mul teada. Sa oled 10 hulgas? Ja ma olen 10 hulgas. See on siis Põlvamaal, jah? Praktiliselt Võru ja Põlva ja vist Valgamaalt on üks esitatud pääsenud. See on siis 3 regiooni? Jah. Ja sa oled 10 hulgas, sa oled kõva mees siis. No seleta Kagu Raadio kuulajatel, mis see tähendab, äkki saavad nad sind aidata, helistavad kuhugi või saadavad kirja? Kui ma ise teaksin, ausalt öelda mulle täitsa üllatus, ma tean, et varasematel aastatel on ka valitud kogukonna hingesid, et tavaliselt need on siuksed inimesed, kes tegelevad kas külakeskuste arendamise või millegi muuga, aga see info, mis ma Maalehest lugesin, seal on siis nüüd ka haaratud need inimesed, kes kogukonna väliselt midagi teevad, ilmselt kuna ma olen ka nagu nime poolest veel Võrumaal mõnes külaseltsis mentoriks ja tegelen siin oma klubiga ja paljude muude asjadega obi korras, siis ilmselt kellelegi see meeldis, et ma neid matku korraldan ja midagi teen. Aga mis seal edasi peab tegema, pole õrna aimugi. Saad mingisugune vimpli või? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Või vähemalt, kui sa alt ära saad, siis me teeme uue saate. Aga nüüd räägime sinu, sa käisid jälle siis matkamas, sa oled hull matkamees, kuigi sa oled 79-aastane, siukesed vanameid istuvad kodus, aga sina tuiad veel mööda maailma. Kas see oli mingi erilise, kergema raskusastmega matk või oli ikkagi selline ülekeskmise? Kuidas võtta? Kirja ta läheb 2. astme matkana, kui ta läheb kuhugi enam kirja. Et päris kerge ta ei olnud, nädal aega kestis, rekordpäev, mis oli 26 900 sammu sai tehtud. Et teistel päevadel sai üle 20 sai igal päeval tehtud ikka. Et päris siuke tõsine. Ma istun vahepeal või? Ikka ei sai istutud ja siis läks edasi. Jah. Et ega jutti ja ega paljudes kohtades on ikka päris siuke tõus. Ühes kohas ikka oli peaaegu 200 meetrit 45 kraadilist tõusu ja võib-olla isegi mõnes kohas järsemat, aga üles sai ronitud ja tagasi. Palju teid oli seal? 5 olime seekord. Ja sina olid kõige vanem? Jah, ma olin juht. Sa olid vanaisa neile? Jah, olin küll, jah. Ja kott seljas ja? Kott seljas ja. Hull vend oled sa küll, aga ütleme niimoodi, et kus te siis ära käisite? Me käisime Dolomiitides, me ei läinud väga kõrgele, ma tahtsin käia ka San Marinosse ja Veneetsiasse selle raamesse. San Marinos jäi sealt, kus me põhiliselt mägedes olime, kuskil 40-50 kilomeetrit. Sealt sõitsime lihtsalt juhuslik autoga. Ja Veneetsias oli teisele poole minna, sinna oli natuke pikem, sinna sai ka sõidetud, meil sai rongiga sõidetud ja metrooga ja bussiga ja ma ei tea, millega kõigega sai sõidetud ühest kohast teise. Sest Veneetsias oli mu suureks unistuseks lihtsalt kondliga sõit ära teha ja see õnnestus ka seekord ära teha. Aga ütle, te lähete siit Eestist 5 minema, te lähete juhuslik masiniga, teil autot ei olnud tagumikal või oli? Meil oli ikka väike buss, millega too viis meid San Marinosse ära ja siis sealt hakkas omal käel liikuma edasi. Ja too oli siis teie buss või tellitud? Ta oli tellitud, jah. Tellitud, jah. Sest varustust ja kõike seda oli natuke kaasas. Aga ütle, et siluses seas sellist asja teha, peab ikka hea tervis olema. Sa oled mingisugune siis hommikuvõimled kindlasti. Või teed mingisuguseid nagu see üks hommik näitas selles linna see 5 tiibetlast. Ma proovisin ka järgi teha, ei ole nii sama lihtne. Hakkasin seal käed laial keerutama, 3 tegin ära, siis vaatasin, kuhu ma nüüd kukun.
et sul on mingi erialased siin anda nõud, mingisugused võilmisharjutused, mida sa teed, et noh, vormis püsida. Näed, sa särad, sul isegi ei ole kortse veel näos. No mis siin erilist ikka on, kuna ma olen teise tüübi diabeediks, siis tahes tahtmata selleks, et ma seda veresuhkrut väga kõrgele ei lase, siis ma pean tahes tahtmata natuke trenni tegema. Kuigi jah, siin vasaku õla vigastuse tõttu ei ole ma 4-5 kuud eriti rasket füüsilist trenni saanud teha ülakehale, aga noh, midagi ikka teen, jah. Ja teine asi, noh. Et tolle, mis sa teed, tolle pagasi peal sa said need 5 päeva ilusti läbi kõndida, 26 900 sammu, see on väga kõva ikka. Ei, noh, oleks rohkemgi käinud, aga ei olnud mõtet lihtsalt. Ja. No ütle, mis sa selle nüüd matka käigus nägid, mitu riiki see oli? Oi, ma ei teagi, ma ei ole riike kokku lugenud, noh, hakkasid võtma Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria, Itaalia, San Marino ja tagasi siis umbes samad teed mööda. Miks nad seal, no jah, nad ronivad liiga kõrgele, et iga aasta saab seal mägedes ronimisega inimest surma? Noh, see on, tead, paljud matkajad lähevad omal käele, nendel ei ole võib-olla väga kogenud instruktorid või juhti kaasas ja arvatakse, et ega need mäed midagi ei ole. Ka mul on olnud matkaaslasi, kes on, ütlen, mis see sinna üles minek, et teeme võidu. No teeme võidu, aga kahjuks kuskil 300 meetri pärast nad jäävad kaugele selja taha, sest hing on kinni. Aga vaata, kui sa oled kas või natuke trenni teinud ja oled mägedega tuttav, siis sa oskad selle õige liikumiskiiruse valida, oskad ohtusid näha ja tolle tõttu jõuab sinna, kuhu vaja on õigeks ajaks. Ja vaata, see ongi, et no sa oled juba, ma ei teagi, 4-50 aastase matkamist teinud rohkemgi või? No, astusin Tallinnast TPI matkaklubisse 1968. aastal ja 69. aastal tegin esimese suusamatka Ibiinidesse. Et sul on suured kogemused? Ikka on, 109 matka juhitud. Aga ütle, kas neid matkahuvilisi, no sa liigud, mina ei tea ühtegi peale sinu, et neid siin näiteks Põlvamaal? Mul on tegelikult välja kujunenud siuke grupi koosseis kuskil 15 inimest, siis igal matkal, noh, kes saab tulla, ta tuleb, kes ei saa, ta ei tule. Nende hulgas on tõesti, jah, põlvalasi, endisi põlvalasi, kes on nüüd kas Tallinnasse läinud tööle või on, mõni töötab Soomes, mõni Rootsis, et mõni Pärnus, et jah, siuki Põlvamaalt eriti palju ei ole ja ma ei reklaami ka oma matku üldse. Et kui mingi seltskond pöördub minu poole, et kuule, Jüri, teeme nüüd ühe matka jälle, et vali välja, noh, möödunud aastagi käisime Sotimaal ja sain tagasi nädal aega kodus olla, kui Gert Pärnust helistas, kuule, Jüri, hakka järgmist matka paika panema. Palju siuke 5 päeva maksma läheb? See on teil oma rahakoti peal? Oma rahakoti peal, jah. Ja te ei saa siit kuskilt vallavalitsus taotleda? Ei. See on eralõbu ja isiklik hobi ja maksad? Jah, maksad, jah. No sa pead juurde teenima pensioniga eest, sa ei käi ära ju? Korjan, pool aastat korjan, siis saan ühe matka teha, siis korjan veel, saan teise matka teha. Aga sellepärast ma matkamas käingi, et need on suhteliselt odavamad kui kas või kõige odavamad bussireisid. On jah. Ja. Ütleme niimoodi, et kui ma sisse osta midagi ei tee, mida ma viimasel ajal ka üpris vähe teen, mõned magnetit ostan kuskilt ja toon kõike, et siis saab 500-600 hakkama siukese, noh, nagu selle aasta matka. Aga miks inimene peaks ütlema, et mina ei ole kunagi sellega tegelenud, mitte ühtegi minutit ja ma ei tea ka suurt midagi. Tänu sinule, kes on siin mulle rääkimas käinud, nii palju ma tean. Minu jaoks on matkamine uute tundmatute kohtade avastamine, teine asi enese proovile panek ja kolmandaks oma teadmiste ja sisemaailma avardamine ja õppimine loodusest. Need on head asjad. Ja. Aga ütleme niimoodi, matkana on toit kaasas või see on nii kallis see kõik või ei ole? Tänapäeval enam ei vea me toitu kaasa. Jah, nüüd on ikka niimoodi, et ausalt öelda Eesti on kõige kallim riik, kus ma olen käinud. On küll või? Jah, isegi Šveitsis olen saanud odavamalt süüa, kui teha, noh, osta kui siit Eestist. Et midagi ei ole teha.
ja noh, ütleme ka, kui näiteks Itaaliaski nüüd metrooga sõitsime, pilet oli 1,50, noh ei olnud mul kuukaarti mitte midagi. No ma ei tea, kui palju siin Eesti Tallinna linnas bussiliikluse pilet on, ma ei tea. Midagi ei tea. Aga ütleme niimoodi, et see tegite otsite poest süüa, tegite ise. Ostsime poest süüa, jah. See on väga kallis. Noh, me ostsime siuksi lihtsamaid toiduasju, mis sai ja mõned asjad olid ikka väga odavad. Ja mõnest kohast ostsime poolvabrikaate, mõnest kohast ostsime pitsat kaasa ja... Aga kuidas see Itaalia toidumekk on? Mulle ta eriti ei lähe peale, liialt pasta on väga domineeriv ja kuskil Veneetsias sai ostetud ka pitsat, ausalt öelda, isegi Eestis on mõnes kohas parem pitsa kui seal. Noh, ei kiida eriti, veinid on odavad, noh, vein on kasulikum osta kui pudel õlut. On jah? Jah. Mina muidugi veini ei joo, õlut ostsin, alkoholivaba õlut selleks, et mõne sildi saaks. No sa ei joo üldse ju? Ei joo, jah. Nagu minagi? Jah. Mul on 27 aastat, palju sul on? Oi, mul on üle 40. Ei ole üldse joonud? Jah, ei noh, mõnel peol sampuse pokaali ikka võtame. Ja ei võtta midagi. Jah, aga... No nii, selle teema lõpetuseks, et kas mõtled veel ette võtta, kui saab 80 ja üle selle? Oleneb sellest, kuidas tervis on. Aga 110. matka tahan veel sel suvel ära teha. Seda ei taha kaugele teha, siuke jalutuskäik Lätimaal mere ääres. No, umbes 110-120 kilomeetrit. Kerge haigus ka ikka, et noh, veres, et tahaks ikka teha. No. Vaata, kui... Minul ei ole seda, aga ma arvan umbes. Ta on tõesti muutunud nagu üheks elu lahutamatuks osaks. Et ma tunnen ennast maru halvasti, kui ma ei saa kas mägedes või kuskil kondamas käia. Ma tunnen tõesti ennast halvasti. Kas sa siin kodus kõnnid ka, ütleme, 10 kilomeetrit? Nii, kus jumal juhatab. Et kindlat rütmi ei ole? Kindlat rütmi ei ole, jah. Ma siuke väga-väga korrektne sporditegija ei ole. No nii, läheme nüüd poliitika juurde, kus sa väga aktiivselt osaled ja paljud inimesed sind kiidavad. Ma ei hakka neid nimest üles lugema siin, kes loevad sinu artikleid nii seal kui sealpool internetis. Aga hiljuti oli metsameeste väljaastumine Tallinna Toompeal ja ka marss pärast ja ma imestasin, kui vahel oli 10-12 inimest, siis seekord oli minu meelest paarsada või rohkemgi. No üle 300 oli. Üle 300, jah. Ma silma järgi vaatasin. Ja, mina isiklikult osaleda ei saanud. No sa olid ära. Jah. Aga jah. Ja kõik loosungid väljas ja kõned peeti, et see oli minu jaoks selline, no ma vanasti olin kõva nende miitingute ja nende korraldaja ja need olid ikka võimsad, kõige suurem oli Toompeal 11 000, kui meie president Ilves tahtis Eesti Energia maha müüa, aga siin vahepeal ma vaatan, jah, oli 10-12 ja see oli kõva streik, see oli mingi streik ega meeleavaldus. Aga mind huvitab see, et samal päeval istutati metsa. No ma saan aru, metsa on vaja istutada ja metsaomanik, kes seal rääkis, teine mees ütles, ma sinna mölisema, ma tee tööd. Kuule sõbrakene, mölisema tulebki minna, siis kui teist kõik lähevad, vaata siis me tekitame jõu ja jõud maksab elus, mitte ükski teine. Sa võid täna siin Kanal 2 meeldib muidugi sinu taoline mees, kes seal niimoodi sõna võtab, aga mind häiris just see metsaomanik, kes ütles, et ei ole Eestis asi üldse nii hull, ma istutan näed siin, istuta seal samas ja tema ei pea õigeks minna aega raiskama Toompeal. Ma veel kordan ennast. Kui sa ei ole võitleja, kui sa ei seisa ainult iseenda eest, et ma saan oma maalapil puud ära istuda, aga mis Eestimaal juhtub, selle vastu võiks sa mehekene ka huvi tunda. Aga noh, ma saan Kanal 2 aru, tal oli vaja vastus propagandat teha. Vaat selle kohta ma alustaksin ühe ilusa lauluga, mille on viisistanud Andres Valkonen Leelo Tungla sõnadena Las jääda ükski mets. Ja seda laulis kunagi Tõnis Mägi väga hästi sisse, et las jääda ükski mets lindude jaoks alles, las jääda ükski nurk nukruste jaoks alles, las jääda ükski laas leidmiste jaoks alles. Kui nüüd Eestimaad mööda rännata
siis palju on neid selliseid ilusaid metsi, kuhu sa tahaks kõndima minna, kus sa leiaksid rahu, kus sa saaksid seeni või marju korjata. Ma olen Eestimaa risti-põiki läbi käinud, igal aastal ma käin oma sõpradega vähemalt kolmandiku Eestit päris tihedalt läbi. Ja sel aastal olen ka juba mitmes kohas käinud, mida ma näen. Ainult langid, lagelaia rangid, mõnel pool on ka jäetud mõned emapuud kasvama, mis poolelt on mordunud. Ja ma küsin, mida me pärandame oma lastele? Mida? Mets on see, mis on eestlasi toitnud, mis on varjanud sõdade puhul, mis on lastele silmailu ja arenemisvõimalusi pakkunud ja mis on lahutamatu osa Eesti loodusest ja Eesti maaelust. Aga me hävitame seda. Ja tolle tõttu ma väga toetasin ka oma kommentaaridega seda metsameeste ettevõtmist avaliku rahumeelse meeleavalduse korraldamisel. Et see on väga, väga valus teema. Aga miks, küll ütleme, et kõik kanalid kandsid üle, Kanal 2 otsis muidugi vastaspoole ka, et ei ole asi nii hull. Ma saan sellest aru, see propaganda. Aga miks meedia, meil on väga tublisid poliitikuid, kes istuvad 101 inimest Riigikogus ja kes on rohkem metsas käinud kui võib-olla mina, aga nad ei kirjuta sellest, nad ei räägi, nad käivad kuskil rabas, räägivad, mis linnud seal lendavad, aga kirjuta sellest, milline on meie metsa olukord, miks nad seda ei tee? See on poliitiline seisukoht ja poliitiline vaatevinkel. Riigikogu enamus ju on praegust omab 13-14% rahva toetust, aga nemad otsustavad kõike, mida otsustada annab. Ja opositsioon võib mida tahes rääkida. See ei muuda mitte midagi. Et kõige huvitav ongi see, et näiteks meie peaminister on ka juba oma metsaseaduse muutmisega oma maksimaalset tippu saavutamas, sest enam kuhugi mujale pole minna. Ja pean sügava kummarduse tegema Rain Epneri suunas, kes püüdis suunata sellele kõigele tähelepanu, aga ta hääl jäi ka Riigikogus hääleks. Ja milles küsimus on? Jah, metsapind meil suureneb. Mille tõttu ta suureneb? Aga selle tõttu, et meil võetakse metsa alla ka kraavi kallastel kasvav tõsad, kui see võsa on vähemalt 1,75 m pikk ja 100 meetrit pikk, et need lähevad metsa alla, kõik need võsastunud maad lähevad metsa alla ja raielangid on ka, kas seal on midagi peal või ei ole, ikka on nad metsad. Et tolle tõttu on see metsapind meil suureneb, selles osas üksjagu teadlasi on tõesti sellel seisukohal, et midagi pole vaja muretseda. Aga tegelikult on teine osa seltskondi, need on põhiliselt Tartu Ülikooli teadlased, kes on väga mures Eesti metsade pärast, et neid metsi raiutakse liialt palju ja sellega meil ei ole mitte ainult tegemist näiteks metsa juurdekasvuga ja tulevikuga, aga kõige rohkem on probleemi sellest, et sellega väheneb ka meie CO2 nagu elimineerimine loodusest, sest üks hektar metsa võtab umbes sama palju CO2 ära kui ligi 2500 liitrit diiselkütust tekitab seda CO2, et need on väga tõsised asjad. Teine asi, et kui ma siin olen sõitnud Lätis või Leedus või Poolast rääkimata või teistest riikidest, siis meil millegi pärast jäetakse metsa alla kõik need oksad ja isegi tüved, jämedamad tüved ja murdunud ladvad kõik vedelema. Aga mujal pool koristatakse ära, sest see peenikene oksad ja need saaks kõik ju hakkepuiduks teha või briketiks. Ma korra segatsin, ma just ühe mehega vaidlesin, kes arvas ka, ta on tark ja ütles, et meil peabki kõik need sinna jääma, sest seal elavad igast loomakesed, kellel on niisugune elukeskkond vajalik, et seal on kõik räämas. Mina läksin ka õiendama, et vallas, et miks ei ole mets ära koristatud, puud on tuulemurrus pikali kukkunud
ja ta ütles, et seda on vaja selleks, et sealne elukeskkond saaks edasi kesta. Mina ei ole nii tark mees, ma oskaks vastu võelda. No ega mina ka ei ole teab mis tark metsanduse alal, aga ma käisin juba 10-aastasel poisina metsas tööle suveti ja tollal oli näiteks minu kodukandis 2 metsavahti, Õrimaal olid reisis ja nad kontrollisid pidevalt metsas puude seisukohta, millised on haiged puud, need anti kohe piirkonna elanikele, kas küttepuudeks või palgi tegemiseks või millegi. Ja lasti maha võtta ainult need haiged puude. Ja kui oli mõni puu üle kasvanud, siis too saidi ka maha võtta. Ja pärast, kui puud olid langetatud, tavaliselt langetati talvel, siis metsavaht käis üle kontrollimas, et metsal ei oleks ühtegi oksakest ka. Mina pidin neid oksi kokku korjama, ma pidin neid põletama ja ausalt öeldes metsad olid väga terved. Ei olnud siukesi suuri metsapindasid, kus ürask möllab või mingid muud haigused on. Neid ei olnud. Minu tööks oli ka kraavide puhastamine, siis olid ju sihtide puhastamine, et kõik tuli ära korjata kokku, palju siukest jämedamat oksad ja need sai koju viidud pliidi alla panekuks, aga nüüd jäetakse kõik. Teine asi on see, et need aetakse mingi adraga veel sinna sügavad vaod sisse, sellega hävitatakse ju metsaalune pinnasse. Aga see pinnas ei taastu ei aasta ega 2, selleks kulub aastakümneid. Aga too tähendab, et sellega väheneb ka jälle selle õhus CO2 neeldumine. Et see on, ma ei tea, aga vaidlevad ühed on Maaülikooli õppejõud ja teised on Tartu Ülikooli omad. Ma saan aru nendest Maaülikooli õppejõud, seal nemad töötavad ettevõtjate kasuks. Ettevõtte nõukogus on kas või Kirjanen ja mõned teised tähtsad mehed, kes on huvitatud metsade raiumisest. Loomulikult nad tõestavad iga kell õhikutel ära, ma mõtlen Keskkonnaametile või kes neid raiulubasid annab ära, et võib nii palju raiuda ja see ei tee midagi. Teiselt poolt on meil juba teada ka, et metsade üleraiumise tõttu meid ähvardab Brüsselist tulemas päris kopsakas trahv. Meil küll on avalikustatud mingist 100 miljonist eurost see trahv, aga on väidetud ka, et see võib ulatuda kuni 300-400 miljonini. Et me oleme ikka väga rikkad, maksame muudkui trahve ja ongi. See on üle raiumisest. Jah. Et selline on see olukord minu arvates. Aga ütleb, et see üle raiumine tuleb sellest, et kergekaelt antakse lubasid või ühed on RMK allatavad metsad ehk riigimetsad. Vaat siin on nüüd täitsa siukene probleeme. Et meil on ju Keskkonnaamet, kes peaks kontrollima kõike seda tööd. Aga tema lähtub ka nendest tegelastest, kes on nagu ettevõtluse ja tööstusega seotud ja need andmed ikka on nii valed, kui vähegi saab olla. Näiteks Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro kirjutas ERR-i portaalis, et tihumeetrid pole vennad, et metsade elurikkus on paranenud, Eesti metsade seisund on hea ning metsade senine kasutus ja kaitse on olnud tasakaalus. Aga kuidas tegelikult on? Ametlikud andmed niisugust üldistust ei toeta. Keskkonnaportaali järgi näitab metsalindude komposiitindeksi pikaajaline trend aastatel 1984 kuni 24 mõõdukat langust, mitte paranemist. Sama allikas ütleb ka otse, et metsalindude arvukuse kahanemine on tõenäoliselt seotud intensiivsema metsamajandamisega viimastel kümnenditel ja sellise tõusta juures on väide metsade elurikkuse paranemist absoluutselt vale. Teine on, et metsade seisund on paranenud. Keskkonnaportaali ökosüsteemide ülevaade ütleb aga, et metsa ökosüsteemid on heas seisundis, 11% keskmisest seisundist ja 60% on
keskmine või natuke alla. See on jälle vale väide, sest metsade seisund ei ole hea. Keskkonnaagentuur vaitleb sellele vastu ja just jälle elupaikade ja liikide seisundi hinnang ütleb, et metsaelupaiga tüüpidest on soodsaks hinnatud vaid 30. Nii et kui 7 metsaelupaiga tüübi seisund ei ole soodne, siis ei saa avalikkust jätta lihtsustatud muljet, et kõik on hea. Ja noh, neid näiteid siukesi on palju, et tegelikult Keskkonnaamet lihtsalt valetab tuimalt inimestele, et see kõik olukord on hea. Need inimesed, kes tulid siin mõni aeg tagasi Tallinnas tänavale ja organiseerisid selle vastuvõkku, et nende mure oli see, et metsa raiutakse palju, eks ole. See on ka kontrolli alt väljunud. Saime nii õieti. Jaa, täpselt. See ongi täpselt nii, sellepärast juba nende metsakaitsjate ja Eesti looduse kaitsjate nagu meeleolu on väga kurvaks muutunud ja kannatuste piir on lõppenud ja enam ei saa käed taskus istuda kodus diivanil, vaid tuleb hakata lihtsalt tegutsema selleks, et kaitsta veel neid alles jäänud metsi. Jah, raiutakse metsa, need, kes ütlevad, et nemad istutavad ja ei käi Tallinnas mölisemas, millal see mets suureks kasvab? See võtab ju 30-40 aastat. Aga mis selle aega juhtub? Me maksame hiilgelt trahve, CO2 ja mida kõike on. Üteldakse jah, et kõik see on looduslik. Ei ole päris looduslik. Ma töötasin pikki aastaid koos endise Tartumaa metsaülemaga. Ja tema oli väga mures selle pärast, mis Eesti metsades toimus, ütles, et kunagi nõukaajal käisid soomlased, rootslased õppimas Eestis metsade majandamist. Nüüd meie hävitame metsasid ja ei ole midagi nendele välismaalastele näidatagi. Et jah, selline on see pilt. Ütleb, et see on ütleb, äriline huvi teenida sellest metsast. Ütleb, see põhiline mets, mis maha lõigatakse, läheb kohalikele saetööstustele, kuhu ta veel läheb? No saetööstustele läheb väga väike osakene, sest sellist metsa meil praktiliselt enam ei ole, millest saab näiteks ehituspalki või seda juba veetakse Soomest sisse ja ma ei tea kust. Ja varem veeti Venemaalt sisse, Krasnostruugist näiteks oli parvetati üle selle kitsa koha siia Räpina Astelile ja kes selle Obitronile ja nendele palki. Et enamus palki läheb välismaale hakkepuiduks või siis paberipuiduks. No sellel ei ole ju mingit väärtust. Loomulikult, jah. See on poolpuidu äraandmine. Ongi, aga see ongi see, mis kurvastab metsakaitsjaid ja paljusid inimesi, kes tegeliku olukorraga ei ole kursis. Kui kas või käia Põlva raudteejaamaski, kus mõni rong ka mõnikord liigub, siis vaata, mis virnad seal on. Kõik on sellised tambaorgid, 10-15 sentimeetrit läbimõõduga. Mis palk see on? Või kui ma käisin kas või siin näites metsatööstustes, enamus on ikka sellised 15 sentimeetri, siis lõigatakse, liimitakse, jatkutatakse, et saada mingisugune laud kätte nendest. Ja kui palju sealt jäätmeid tekib, see on täitsa omaette teema. Kuivõrd üldse ütleb, Eesti inimesed on kursis kogu selle metsandusega, et kuskilt seda lugeda on, sina otsid ja näed vaeva, aga kus minu tavaline inimene, kus mina saaks selle informatsiooni? Internetist saad, ainult mitte tõest. Seal on kõik korras. Jah, oleneb, mis lehte sa vaatad. Aga on palju selliseid tarku inimesi, kes tegelikult tunnevad metsa vastu sügavat huvi ja nendelt saab ikka päris palju tõde teada, on sellised MTÜ-d nagu metsade kaitseks ja mis seal on, et ma neid kõiki oskagi siinkohal öelda, et liigub seda infot ja on ka veel mõned ausad metsatöölised säilinud, kuigi RMK vähendab ka neid pidevalt selleks, et see tõene info ei jõuaks mitte kuhugi. Mul näiteks on tuua üks näide, jälle ehe näide ühest
noh, ta ei olnud metsavaht, vaid noh, metsainspektor või ma ei tea, mis ülemus ta oli, kes oli tagulas Valga külje all. Ja Tallinnast helistati, kuule, Rõuges on midagi toimumas, et poole tunni pärast pead seal olema. Noh, kes vähegi teab, et kui palju tagulast on Rõugesse maad, siis ma ei tea, helikopteriga võib-olla jõuab kohale, aga mitte sõiduautoga. Ja kui mees ütles, et ma ei jõua nii ruttu sinna, kui tahad edasi töötada, siis jõuad. Kõik. Oligi nii. Jah, ma jätan nimed nimetamata. Et mul on teada see mees, sest ma temaga suhtlesin ja on sul siuksed andmed, et Eestis on nii palju metsa kokku? Sellest riigimetsa on nii palju ja üle erasektori? Ei ole. Kas see on pool? Riigimetsa peaks rohkem olema kui poole. On jah? Ja, noh, raiutakse igalt poolt, nii erametsa kui riigimetsa, sest vaata see majanduslik kriis, mis praegust on, hinnatõusud ja kõik see paneb ka neid metsaomanikke raiuma, kes varem nagu püüdsid kasvatada korraliku palki, aga lihtsalt häda sunnib raiuma ka peenemalt puud. Rahahäda. Jah, rahahäda ja vaesus. Keskkonnaamet kontrollib nii riigimetsa RMK-s tegevust kui ka erasektoris. Jah, ta peaks kontrollima. Peaks kontrollima. Aga ütleme, kui sina oled nii palju Eesti, mina ei ole, ma ei saa öelda, et sa oled nii palju ringi näinud, no mina olen ka, kui siin sõidan vahel siia Võru pool vaatad, kuradi tee ääres on nagu mets kasvab, aga seal tagapool ei kasvagi. Yeah. Et kas see nüüd või eral, seda ma ei tea. Et nende vaatlustega sa oled näinud, et Eestis on metsa olukord mitte halb, vaid väga halb. Jah, ma saan seda täitsa tõeselt öelda, et metsa olukord korraliku ehituspalki Eestist on juba raske leida. On raske leida. Teda leidub veel, aga raske leida on. Ja kui see korralik ehituspalk tulebki, siis kas RMK või noh, need suured firmad, nendel on omad kindlad kunded, kellele müüakse, aga noh, väiksemad ettevõtjad, no mulgi on tuttavaid see palkmaja ehitajaid, kes on väga mures korralik ehituspalgi pärast. Ja tolle tõttu, noh, mees ütleb, et kui ma suudan aastas palgi varuda kasve ühe palkmaja ehituseks, siis see on kõva sõna. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur, minu vestluskaaslane Jüri Varik. Kui ma olin lapsuke, siis isa viis mind metsa, mustikale seenele ja talvel suusamäele. Kui ma olin lapsuke, siis isa viis mind metsa, mustikale seenele ja talvel suusamäele. Marjad suhu vupsasid, seenekuhjad korvi, puhkepäeval suusaraial parimasse vormi. Marjad suhu vupsasid, seenekuhjad korvi, puhkepäeval suusaraial parimasse vormi. Kui ma ära väsisin, siis heitsin sambla pääle, puudeladvad sirutusid kõrge taeva poole. Kui ma ära väsisin, siis heitsin sambla pääle, puudeladvad sirutusid kõrge taeva poole. Ärkamise aeg on käes, armastuse väes. Eesti mets ja loodus ellu jääb, vaimus ilmas nii ma näen. Jänkukest ma märkasin, hirvepaarni armas, kullilendu mõõtis silm, head see tuua tõotas. Jänkukest ma märkasin, hirvepaarni armas, kullilendu mõõtis silm, head see tuua tõotas. Mäletan ma seisatasin, kuulatasin metsa, vaikuses ma ennast leidsin, rõõmul polnud otsa. Mäletan ma seisatasin, kuulatasin metsa, vaikuses ma ennast leidsin, rõõmul polnud otsa. Mets on Eesti rahvale pühapaigaks olnud, värsket õhku kaitset sooja hinge rahu toonud. Mets on Eesti rahvale pühapaigaks olnud, värsket õhku kaitset sooja hinge rahu toonud. Ärkamise aeg on käes, armastuse väes.
Eesti mets ja loodus ellu jääb, vaimu silmas nii ma näen. Ärkamise aeg on käes, armastuse väes. Eesti mets ja loodus ellu jääb, vaimu silmas nii ma näen. Sind ma kaitsen, Eesti mets, sind ma ikka hoian, et mu lapsed, lapselapsed võiksid sama tunda. Sind ma kaitsen, Eesti mets, sind ma ikka hoian, et mu lapsed, lapselapsed võiksid sama tunda. Ärkamise aeg on käes, armastuse väes. Eesti mets ja loodus ellu jääb, vaimu silmas nii ma näen. Ärkamise aeg on käes, armastuse väes. Eesti mets ja loodus ellu jääb, vaimu silmas nii ma näen. Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Jüri Varik. No Jüri ütleb selle teema lõpetuseks, et mida siin annaks teha, mida peaks just riigi kõrgem võim ehk Riigikogu mingi seadus tegema. No ütleme, et see tänane valitsus on meil kuni järgmise aasta märtsini, aga vaja on mingi seadust, mis paneb väga üheselt paika. Kas see seadus on auklik või tuleb need augud täis toppida? No praegust võeti vastu või võetakse vastu õigemini seadust metsade olukorra parandamiseks, aga nii palju kui nüüd targemad mehed on väitnud, on see jälle üks siukene seadus, mis loob soodustused just metsatöösturitele ja nagu siin ma lugesin internetist, et peaministri hõltumus on metsaseaduse muutmisega oma tipu saavutamas. Et see on midagi ja isegi kui võtta seda Semperi lavastust, mul ei ole pealkiri meeles, siis seal ka lõppes sellega, et meie metsad vajavad kaitsmist juba, et oleme olukorras, kus enam ei ole võimalik edasi samas vaimus jätkata. Et aga siin on ka näiteks minister Sutt on täna rääkinud, et omavalitsused peaksid hakkama riigile plekkima, et nende matkaradasid ja puhkemetsi arvelistriga lagedaks ei raiutaks. No see näitab ilmekat suhtumist, kuidas riik suhtub tegelikult meie loodusse ja omavalitsustesse ja sealhulgas ka inimeste tervisesse. Teine võib-olla minu jaoks on võib-olla isegi suurem mure on see, mida meie kaitsetööstused teevad ja kaitseministeerium õigemini teeb. Võtame kas või Nursipalu, Sootla, nendest piirkondadest lihtsalt selleks, et paugutada kahuritest ja miinipildujatest on raiutud 11 000 hektarit metsa täitsa lagedaks. Mitte mingit lubasid ja kõige kurvem on see, et Nursipalust näites on harjutusväljakul 2 kaitseala, Natura 2000 kaitseala, Keretü ja Timmase kaitsealad, mis on haruldased mustade toonekurgede ja üldse selle piirkonna jaoks. Teine asi, Nursipalu kaitsjad pöördusid näiteks Keskkonnaameti ja ma ei tea kuhu veel, kuna seal on haruldased lilled, need karukurekellad või mis nad olid, palukulekellad, siis nendele üteldi, istutatakse ümber. Kes natukenegi loodust teab ja nende taimede kasvutingimus teab, see lihtsalt ei saa sellest aru, kuidas neid ümber istutatakse, kuhu neid istutatakse. Tulemus on see, et seal nüüd on lihtsalt lagedad liivaväljad ja keegi ei tea, kuhu on istutatud. Ja Keskkonnaamet jälle õigustab sellega, et seal on juba need lävitatud, et mis me enam sekkume.
vaata, see on süüdimatu Eesti looduse hävitamine. Nii, ja nüüd on, mis veel hull on, Vabariigi valitsus otsustas jätta näiteks Nursipalu harjutusväljaku keskkonnamõjude hindamise. Mida see tähendab? Tehti mingi fiktiivne paber, aga seal ei kajastu, et selle ohutsoonis elab 4 kilomeetris ohutsoonist ligi 20 000 peret, kuidas see paugutamine nendele mõjub, kuidas see müra ja müra veel mõõdeti, näiteks minu sünnikodus oli müra 104 detsibelli, sest mu sünnikodu on 550 meetri kaugusel Nursipalu harjutusväljakust ja jooksualast. Aga seal on veel palju inimesi, kes ligemale elavad, mida need peavad taluma, mida nende koduloomad peavad üle elama, mida nende lapsed peavad elama üle. See ei huvita mitte kedagi. Ja ega see paugutamine ja müra on üks pisikene osakene. Teine on need mürkained, mis paugutamistel levivad. Neid ei uurita üldse, mitte keegi ei tea, kui kaugele nad lenduvad. Kui Tšernobõlis toimus selle tuumajaama plahvatus, siis need tuumajäätmed lendasid Kesk-Rootsi ja Norrani välja. Aga kui kaugele lenduvad need, ei tea. Teine asi on, nüüdki on harjutused, oli aprillikuus ligi 10 päeva kestvad need harjutused praktiliselt maikuuni välja. Nüüd 4. maist hakkas uuesti suured harjutused 12 000 sõdurit. Ja kuni 1. juunini on harjutamine. Täna hommikulgi ei ole Põlvasse kuulda need paugutamised. See on üks teema. Teine teema on, mis nende kestadega tehakse, lõhkeaine kestadega. Juba siin mõned päevad tagasi Nursipalu kaitsjad korjasid kokku neid käsigranaatide ja ma ei tea, sütepommide või valgustusrakettide kestasid, mis on mürgised ja värviliste ainetega seotud. Mitte keegi ei korja taga. Kui need eelmised õppused möödunud aasta oli Kanepi algi, tehti suured kaitsekraavid metsa, lõhuti suurte ilusate mändide juuri, mitte keegi ei taastanud neid. Kõik jäetakse ripa-rapakele ja sõidetakse üle põldude ja mida kõike. Et mul kodukandiski inimesed kurdavad, et käivad suured rasked sõjamasinad, mõni sõidab vahepeal kraavi ja et teed lõhutakse niigi kehvad teed, tahtsin külla kevadel minna, siis lähisugulane ütles, et ära jumala pärast oma väikse autoga tule, et me küll ei saa sind välja tõmmata. Et siuke olukord on. Ja mis veel hullem on, vaata, räägitakse, et mürkaineid ei ole, tegelikult on. Ja kõige hullemat on need FAS rühma mürkained, õigemini need on keemilised elemendid, mis looduses isegi ei hävine ja need võivad sattuda taimede või toidu või ükskõik mille kaudu inimese organismi, ka põhjavee või pesuvee või ükskõik mille kaudu võivad sattuda organismi. Ja need nõrgendavad inimese immuunsüsteemi, hormonaalsed häired tekitavad, maksukahjustusi tekitavad, kolesterooli taseme tõusu tekitavad, suureneb risk vähivormide tekkeks ja kõige hullem, meil räägitakse, et laste sündimus väheneb, ka need samad FAS-ained vähendavad sündimust, tekitavad riske ja loote arengule riskid, nii et selle kohta on näiteks isegi USA-s tehtud palju New Hampshire'isse on tehtud uuringuid ja on analüüsitud 11 000 sündi ja need näitajad on ikka väga nutused, kui 41% on suurem madala sünnikaaluga laste sünd ja taolised asjad, risk enneaegsele sünnile on 30% suurenenud ja et need on ikka väga valusad asjad, aga meil nendest ei räägita üldse. Ja muidugi see metsade raiumine ikka, see on tahes tahtmata väga valus teema. Ja sa juba tulidki teise teemast sisse, millest ma tahan rääkida, see on need laskeharjutused ja kogu see käitlemine seal. No Niidumaa ja Rittari või? Jah. Rittari on 2 tublit naist ja sina oled see 3. tubli mees, kes seal seda asja valgustavad, aga ega inimesed üle Eesti ei tea siis suurt midagi.
korras mingi sähvatus käib läbi, et käib, aga kui palju seda meedia selle vastu huvi tunneb? Noh, ei tasu unustada, kelle kontrolli all meedia on ja sealt hakkabki kõik peale. Ainsa ajakirjanikuna, kes püüdis midagi valgustada Nursipalus toimuva kohta, oli Ülle Arju, endine Lõunalehe toimetaja ka. Et nüüd on Postimees ja rohkem ei olegi mitte midagi. Ei tule televisioon kohale, ei raadio, ei ajakirjanikud. Et seda ei valgustata ja nii palju, kui need kaks väga tublit naisterahvast suudavad jagada infot, nad on tõesti fantastiliselt tublid naisterahvad. Ma tunnen ka neid. Ja sügav kiitus neid. Nüüdki nad korjasid neid samu kestasid, mis olid küll punased ja mõned mustad, mis olid põletanud seal natuke muru ja rääkisid nende ohtlikkusest, et see on midagi sükst üle mõistuse, mis meil ikka toimub. Et nad avaldasid ka seda ilusti lehes sellest, sotsmeedias õigemini, sest mujal nad ei saa avaldada seda kõike. Ja midagi ei ole teha. Selline on see meie olukord. Et ma siit võib-olla püüan mõned märksõnad sealt tuua välja. Et need ained, mis seal maas vedelis sisaldavad, näiteks kaaliumkloraati ja kaaliumperkloraati, ja see annab reaktsiooni hapnikuga ja võimaldab segul põleda, reageerib oksudeerijaga, tekitab soojust, need on värvilised ained, ei põle täielikult, aurustuvad, kondenseeruvad suitsuna ja seal lisanduvad vaigud, parafiinid, stabilisaatorid, nii et need kestakesed, mis sinna jäetakse, need ei ole lihtsalt niisama tühipaljas siukene praht, aga sellel prahil on tagajärg ja neid ei korja mitte keegi. Ja kujuta ette, kui nüüd kuu aega praktiliselt 12 000 sõdurit möllavad Põlvamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Valgamaal, Tartumaal, kuid teedel liiklust takistatakse ja kõike muud. Millised teadmed ja reostused võivad tekkida, kes neid hakkab koristama? Mingi seadus on või? Meil on jäätmega kohta kõik nii karmid seadused, kõik toimib, aga kas seal ei ole see? See kehtib sinu ja minu kohta ja veel meiesuguste kohta. Ja. Meid peedistatakse. Aga näiteks kui teedki eelmise õppuse ajal lõhutud oli, omavalitsused peavad taastama, aga kust omavalitsused raha võtavad? Niigi on omavalitsused vaesed. Et see on täitsa. No võt need sama Tiiu Rittari ja Marika Niidumaa korjasid näiteks 50 suitsugranaati kesta kokku. Et neid ka ei või loodusse jätta. No miks nad jäetakse loodusse? Miks ei saa need harjutajad neid kokku korjata? Ja kas teile pärast piima anti tervisega kahjulga töö eest? Ei tea, ei oska öelda. Et Kaitseministeeriumi ametnikud on koostanud näiteks 112 lehekülje paksuse keskkonnakaitse käsiraamatu. Kui paksu raamatut on vaja, et suitsugranaate loodusesse vedelema jäetaks? Ei tea. Aga seal on kõik ära fikseeritud või? Ei tea, keegi ei ole seda lugenud, teada on ainult, et siuke raamat on. Arvatakse, et seal on nii palju lehekülgi. Jah, ei, seda lehekülgede arvu ilmselt on kuskil avaldatud ikka ja kes peab tegelema nende tagajärgedega. Et see on tohutu siuke küsimuste rida. Et need toksilised ained, mis nendes suitsugranaatides on. Aga mingi järelkontroll käib seal või? Mida ei tea, toda ei tea. Ma arvan, et Marika ja Tiiu kindlasti teaksid, kui käiks. Aga nad ei ole sulle rääkid paremal sõbrale? Ei, ma ei ole ka osanud küsida. Ja. Keegi peab järelkontrolli tegema peale neid õppusi. Jah, peaks küll. Tegelikult, vaata, kui mina korraldan kas või mingi treeninglaagri oma klubi sportlastele. Kui ma laagri lõpetan, siis seal ei tohi mitte midagi, isegi väikest kommipaberit ei tohi maas olla. Nii tuleb kohe Keskkonnaamet mulle kallale. Ja. Aga kus nüüd Keskkonnaamet on?
varem oli ka Keskkonnainspektsioon veel, kes, oi jumal, ma ei taha Keskkonnainspektsiooni tegevust üldse rääkida, kui ma vallaametnik olin. Siis said, no iga pisi asja pärast said päid mööda. Et see on midagi jubedat, aga see, mis nüüd teeb, see ei jovita. Ja võt jälle need samad, kas või suitsuraketid, no nüüd räägitakse, et palju on kasutatakse imiteerimisvahendeid, et imiteeritakse neid paukpadrunitega ja niimoodi edasi. Aga kui täna hommikulgi paugud olid Põlvasse kuulda, no linnulennud 26-27 kilomeetrit, no ma ei tea, kas paukpadrunid teevad nii kõva müra. Ma ei tea. Ma arvan, et see pidi ikka mingi kahur olema. Jah, ma arvan ka. Jah. Võimsad kahurid. Jah, et see on jah. Ja võt need samad jälle, mis sinna jäävad vedelema, need tekitavad ju kilpnäärme alatalitust inimestes ja igasust uimasust ja väsimust ja ainevahetust ja mäluhäired ja depressiivset meeleolu. See ei huvita mitte kedagi Eestimaale. Kas riik on pannud nendes piirkondades elavate inimestele mingisuguse kontrolli? Ei ole. Meditsiinilist kontrolli? Ei ole. Ei tehta mitte midagi? Ei, vähemalt need, keda mina isiklikult tunnen. 20 000 inimest elab selles piirkonnas? Jah, ohutsoonis. Ohutsoonis? Ja mitte keegi ei kontrolli? Ei. See võimalik on? Me oleme Eesti riik, kus elavad meie kodanikud. Ja me ei hoolitse oma kodanike eest. Ja oleme rahul olematud, et miks meil sündivus nii väike on. Jah, väga õige. Nii ongi. Vaata, noh, mul üks lähisugulane suri siin 6 aega tagasi. Tema elas Nursipalu harjutusväljakust umbes 650 meetri kaugus. Noor inimene? 59 aastat oli vana. Ta oli väga noor. Jah. Ma ei tea tema täpselt põhjust, mis suri, aga olid parasjagu jälle mingid paugutamised ja nagu abikaasa ütles, et ta oli väga häiritud sellest ja siis ta kadus ära kodunt, lõpus ta viidi mingi haigusega Tartu kliinikumisse, aga seal ei suudetud teda ellu tuua. Ta oli vist alkoholi ka tarvitanud enda rahustamiseks ja see teeb hullemaks. Jah, see teeb asja hullemaks. Et jah, siukene. Ja noh, kui me räägime, et me tahame tervislikult toituda. Me ei tea, kui kaugel need mürkained lenduvad, me ei tea. Aga on võimalik, kuna metsad on ka raiutud, siis nad lendavad päris kaugele, see tähendab, et nad reostavad ka põllukultuure. Nad reostavad kõiki aiasaadusid, kõike võivad reostada, tolle kaudu inimesed söövad neid kõiki sisse. Ja mis mahedast toidust või tervislikust toidust me saame rääkida. Ja nüüd, kui me näiteks inimene jääb haigeks, ta läheb arsti juurde, meil ju ei uurita haiguse tekke põhjuseid. Meil ravitakse haigust, aga põhjust ei uurita. Ja tolle tõttu keegi ei teagi, mis põhjusel inimesed haigestuvad. Näiteks kui Serbias oli see USA poolt 1999. aastal suur pommitamine, pärast seda suurenes haigestumine vähki ligi 3 korda, siis uuriti põhjused välja, milles oli, ja need avaldati. Et noh, siin on jälle siukene, et meil ei uurita. Ja mida ma veel, noh, mis mulle näiteks isiklikult huvi pakub, võib-olla ma olen liialt sinisilmne, aga mind huvitab näiteks, kui palju Eesti sõdurid ja kaitseväelased on käinud õppustel näiteks Lätimaal või Leedus või Poolas või Soomes, lähiriigid. Aga nüüd tulevad siia inglased terve brigaadiga, nüüd tulevad portugaalased, hispaanlased ja paljude teiste riikide kaitseväelised. Mida nemad teavad meie loodusest, meie olukorrast? Kas nad oskavad üldse tähelepanu pöörata, millist ohtu nende tegevus võib kujutada meie inimestele? Sellest meil ei räägita ju. Ja võt see teeb mulle muret. Et me võiksime käia ka teistes riikides. Ma tean näiteks mitmesse riigis on juba keelatud siuksed suuremastaabilised õppused, tehakse õppuseid simulaatoritega. Et miks meil ei saada teha seda? Ütleme segan korra, et kas ütleme Eesti meditsiini poolt on siis nendele inimestele
inimestele siis mingisuguseid koolitusi, et viibite sellises piirkonnas, kus on mürkkemikaalid praktiliselt läbi nende padrunite ja lahingumoona. Et on neid informeeritud, mida te peate rohkem vett jooma või ma ei tea mida. On neid käidud harimas. Meil on väidetud siiani, et need ei levi kaugemal kui 100 meetrit. Kes on väitis? Kaitseministeerium ja mingid uuringuid teinud aga meil on terve kari arste ju. Arstid, ma ei tea. Hoiavad suu kinni. Jah, praktiliselt. Ma ei ole kuulnud, et on mingit informatsiooni jagatud selle kohta, kui kaugele need mürgid võivad mõjuda või kuidas. Meie asume siin laskealas ja te olete natuke kaugemal ja inimest võetakse kokku, tehakse neile selgeks. Ei, seda ei ole küll tehtud. Maarli ette või sel päeval, kui lastakse või midagi muud või peate täiendavat vett jooma või ma ei tea. Või mingisuguseid neutraliseerivaid rohtus sööma. Ma ei ole kuulnud sellist asja, sest järelikult meie elanikkonna vastu huvi ei tunta. Jah. See on sinu mure, kaua seal elab. Jah, ongi. Et humoori. Aga on sealt seda migratsiooni ka, et inimest läheb minema? Ettevõtteid ja talusid müüakse, jah. Ja mis on nüüd on 21 talu, mis on Kaitseministeeriumi poolt ära ostetud, nendest on tehtud siis harjutusteks objektid, kuhu tulistada. Aha. Ja, et kas see oli siis peale surutud tegevus või oli inimeste poolt endal tulnud huvi? Ei, peale surutud ikka, et müüa ära. Ja algul inimesed, nendel lubati suuri rahasid, aga tegelikult need suured rahad kuidagi haitusid ja üpris tagasi hoidlikeks. Peale lubadust ja suurt midagi näppude vahel. Nii, saateaeg läheb kiiresti, ma tahan suga arutada, kuna see on tark mees kirjutatud häid artikleid, et meil käib sõja õhutamine. Me teame, et venelane ei tule meile kallale, ei lähitulevikus, ei kaugtulevus. Aga miks käib selline kampaania? Kellel seda vaja on? Et me läksime jookseks siit minema või kelle huvides see on? Oskas sa ära arvata? Sõjaga hirmutamine. Jah, paraku ma pean nõustuma sellega ja ma olen... Mitte välisajakirjandus, vaid oma ajakirjandus. Jah, ongi. Ma saan ütelda seda, et isegi ukrainlased imestavad, Ukraina noored, et miks meil õhutatakse seda sõda ja miks meil väga palju toetusrahasid saadetakse Ukrainasse, samas kui meie omad inimesed, paljud on haiged, paljud elavad vaesusesse, et võiks ennem meie oma riigi rahvast nagu toetada selle rahaga. Aga ma julgen ütelda, et see sõja õhutamine on paari mehe tegevus. Mulle meeldis väga Alar Karise ütelus, et see Ukraina sõda oleks võinud lõppeda peale seda, kui venelased löödi Kiievi alt tagasi, et kui Euroopa Liit oleks midagigi teinud rahu sõlmimiseks, siis see oleks ka teoks saanud. Aga Euroopa Liit mitte midagi ei teinud. Teine asi on, nüüd keevitatakse neid sanktsioone, nüüd jälle õisatakse meil, et keevitati väga karmist, vist 20 sanktsioonide pakett. Mida see annab? Venelased naeravad selle peal, ma julgen arvata. Neid see kohuta, ei ole need 19 eelnevat paketti, neid hirmutanud, ei hirmuta see ka. Aga see hävitab kõige rohkem Euroopa Liitu. Ja neid riike, kes võtavad neid sanktsioonide täitmist truulte. On ju teine pool ka, kus on Venemaa ja Brasiiliad ja Hiinad ja Põhja-Koread ja BRICS ja nendel on oma poliitika. Ja vaevalt see Euroopa Liit nüüd tollele poliitikale vastu suudab hakata. Ameerika on ammu juba aru saanud, et nemad enam ei taha toppida oma nina eriti Ukrainasse, kuna Ukrainas valitseb meeletu korruptsioone. Väidetakse, et ikka väga suurte rahade kadumisest Ukrainast. Mõni mees võetakse ka vahi alla, kes on seal 10 miljonit pihta pannud. Ja tahtis teistelt ära varastada. Ja. Tahtis vargakast varastada. Aga Eestil on kasulik, see on isiklikult minu arvamus.
ma ütlen puhtalt isiklikult minu arvamus. Eesti majanduslik olukord on väga vilets. Nii, ja selleks, et seda varjata, ongi vaja inimesi hirmutada ja vaata, kui sa ühte valet pikalt levitad, siis inimesed hakkavad uskuma. See on täitsa loogiline ja nii ongi, hirmutatakse ja tuuakse siia kõiki neid kaitseväe või kaitsejõudusid teistest riikidest, et harjutada. No aprillikuus ja maikuus ma võtan kokku 61 päeva on 2 kuu peale, sealt on 37 päeva Võru ja Kagu-Eestis harjutused on sõjalised harjutused. No kust need inimesed saavad rahus enam elada? Keegi ei mõtle nende kohalike inimeste peale. Aga siin ma lugesin ka ühte väga head kommentaari selle kohta, et kus esitati küsimus, et milleks ikka harjutada, et kui venelane tuleb kallale, kust me võtame laskemoona nendega sõdimiseks. Me harjutuste käigus säivitame selle laskemoona. USA ei ole nõus Imarsile rakette andma enne 1,5 aastat ja nüüd püütakse kuskilt mujalt neid saada. Aga see ju kõik maksab, selle peab keegi kinni maksma. Ja see on siukene ja minu isiklik arvamus on ka, et need on kontrollimatud kulud. Alles Riigikontroll avaldas, et kaitsejõududest on 700 miljonit raha kaduma, mida ei ole dokumentide suudetud tõestada. Siiani ei ole seda tehtud, et kus see 700 miljonit on kadunud või kuhu ta on kulutatud. Nii et me ei tea mitte midagi sellest tegelikult, kuhu need rahad lähevad või kuhu ei lähe. Need on minu arvamus, et mida ma olen lihtsalt internetis lugedes kuulnud ja mitte ainult Eesti meediast, vaid ka mitmete välisriikide meedia väljaannetest. Ja ma mõtlengi seda, et ma loen ka seda internetti ja vanad inimesed nutavad, sest neil on mingisugune see eelmise sõja paine veel olemas ja nad tõesti kardavad, aga milleks oma rahvast niimoodi üles kütta, kohe tuleb Putin kallal. No ei tule, ta katsuge Ukrainast, seal on terve Euroopa tal seljas ja kui ta sealt selle kuidagi ära suudab lõpetada, siis milleks ta peab Eestis tulema, mingit vajadust ei ole. Teine asi on, Eesti on ju NATOs ja on ju terved paragrahvid alates paragrahv 5, mis kaitsevad Eestit ja kus NATO peaks appi tulema. Ega Putin nii loll ka ei ole, et ta nüüd hakkab terve NATOga sõdima. Et USA on ikkagi päris võimas ja teine asi on see, mida Eesti vallutamine annab Putinile, mitte midagi. Tal ei ole vaja enam meie sadamaid, raudteeliiklust ei ole, elektrit meie ei tarvita tema oma. Et milleks tal seda vaest Eestimaad vaja? See on kellegile propagandistidele, kes need on? Mina ei tea, võib-olla sina tead, kes seda äsistuskampaaniat siin üles kütavad meedias. No me ju kuuleme, mida räägib Markus Tsahkna või Mihkelson või ja veel mõned mehed. Me kuuleme seda. Ega mina ka ei tea, kes nende selja taga on. Ma ei tea seda. See on niisugune suur minu meelest globaalne mäng, ja ma imestan, et Kaja on kõrge esindaja seal. Tal ei olegi muud teemat, ega ta peab seal tegelema 100 muu teemaga selle kõrge esindajal, mitte Venemaaga ainult siis sõnasõda pidama. Noh, tema on ennast juba nurka mänginud, midagi ei ole teha. Et ega näiteks USA-ski teda enam eriti jutule ei võeta ja paljudes Euroopa riikideski vaadatakse juba viltu peale. Et siiski nii palju nad suutsid, et Orbani suutsid Ungaris kõrvaldada juhtimise juurest. Aga on Sloveenia ikka veel alles ja kas see Rumeenia ka või Bulgaaria, kumb see nüüd oli? Kus tuli uus Bulgaaria vist? Bulgaaria, jah. Et too ei ole ka seda meelt. Ega see seisnem, see on ka väga roosiline ei ole. Aga ma mõtlen, et iga päev sõimata venelast, mis see meile annab? Püütakse venelast meile kallale kutsuda, muud mitte midagi. See on ainukene. Aga ja meil ei ole seal mingit santsi. Ei ole. Üks päästeteenistusmees kunagi telekast ütles, et me siin teeme igasugused harjutusväljakuid ja ostame tanke ja mida kõike. Et vaevalt ükski vene sõdur üle Eesti piiri kunagi astub, et selleks on neil kinsallid ja muud raketid olemas,
millest piisab selleks, et see väike Eesti üpris kiiresti vaikseks teha. No nii, Jüri, aeg on otsa saamas, kas tahad midagi Kagu raadio kuulajate edasi öelda, mis on sul hinge peal ja mida sa oleks tahtnud ammu öelda? Mida ma tahaksin öelda? Hoiame oma Eestimaad. Sellist ilusat riiki annab otsida Euroopast. Ma olen käinud 54 riigist, kuid ma ei taha mitte kuskil üle 2 nädala olla, sest Eesti on ikka väga ilus. Isegi nüüd, kus seda hävitatakse küll ühtpidi, küll teistpidi, suretatakse maaelu välja, likvideeritakse koole, rahvamajusid, aga ikkagi ta jääb meie kodumaaks ja hoiame seda kodumaad nii, kuidas me suudame. Jah, vaata, imelik on meie valitsejalt ikka arvamus, et kui me sinuga siin, Jüri, räägime ja kritiseerime valitsust tema tegemata töö eest, kas või metsanduses või ka seesama seal Nursipalus, kus võiks inimesi kontrollida, organiseerida iga järgmise siis laskeõppus järel, et kuidas inimeste tervislik seis on, tunta huvi nende vastu. Et siis me ei ole putinlased, vaid me oleme oma riigi ees seisjad, ja eriti sina oled selline tubli mees, kes väga palju kirjutab. Minu vanaisa võitles vabadussõjas. Miks ta võitles? Sellepärast, et kaitsta seda maad, seda kodu, mille 1780. aastal tema kauged esivanemad ostsid põliseks. Kaitsti perekonda, kaitsti oma lapsi. See oli iga eestlase eesmärk. Aga keda me nüüd kaitseme? Mida meil on kaitsta? Mina ei oska seda öelda. Enamus ettevõtted on välismaalaste omad, enamus ütleme pangad välismaalaste omad, et kõik on välismaalaste omad. Me ei tea, kui palju metsa on eestlaste oma, me ei tea seda, me ei tea, kui palju maad on eestlaste oma. Et naljatlemise võib ütelda hea, kui see 6 jalga maad jääb veel, kui kunagi kirst saab maha sisse panna. Selge. Aitäh, Jüri, sulle hea jutu eest ja aitäh teile Kagu raadio ja YouTube'i kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.